kuulate veebiraadiot? Lihtsalt ja keerutamata. Ega teaduskirjanduse ja ajaloo põhjal on meil ju ka teada, et õppekava, eks ole, mille alusel kool ju töötab, et õppekava on läbi sajandite olnud ka relv. Milleks kool tegelikult loodud on? Ma olen enda jaoks ammu selgeks teinud kooli olemuse. Ühiskonnale ja lastele serveeritakse kooliharidust kui teadmiste ja tarkuse ammutamist. Kuid kui vaadata haridussüsteemile otsa, näed seal inimeste mõjutamist juba väga varajasest east. Sisuliselt on kool vahend, millega luuakse maailma korrale kuulekaid orje. Mida kõrgem on sinu tase, seda rohkem teadmise oled edukalt omandanud, et süsteemile kuulekas olla. Ja sinule ei õpetata ainult kuulekust, vaid ka oma vere hinnaga süsteemi kaitsma ja õigustama. Aga ma olen Rearausiga absoluutselt ühte meelt selles suhtes, et kool peaks eelkõige kasvatama kriitiliselt mõtlevaid isikuid. Ja siit ka selle samaga, et mis meie ühiskonnas on juhtunud. Meie ühiskonna kõige suurem viga on kaks asja. Üks on harimatus ja teine on eneseväärikus. Kui meil puudub eneseväärikus ja kui me ei ole haritud, siis on muidugi probleemid taevani. Ja ma ei tea näiteks, kuidas on võimalik üldse koolis midagi sellist praegu teha, sellepärast et see on süsteem. Nii õpetajad on süsteemi ohvrid, nii lapsevanemad on süsteemi ohvrid, sest nad ka ei oska paljudel juhtudel oma lastele tuua välja väga lihtsa põhitõe. Et kui te midagi õpite, siis minge algallikateni, olge ääretult kriitilised ja sünteesige kõikide nende pisikeste faktide põhjal, mida te suudate hankida, iseendale maailmapilt. Ja kui te seda suudate, siis on teie süda õiges kohas ja te suudate langetada tulevikus ka väga õigeid otsuseid. Aitäh! Vaadake, kuidas on tänapäeval latt alla lastud, nii koolis kui ka ülikoolis. Ja mõelgem nüüd edasi, et see ei ole nagu lihtsalt filosoofiline küsimus. Need on inimesed, kes saavad meie ühiskonna juhtideks oma erialadel ja nad hakkavad ühiskonda suunama. Ja kui nendel puuduvad erialaoskused, kui nendel puudub see üldine haritus, siis milliseid otsuseid nad teevad? Parimal juhul nad saavad võtta tõesti appi endale tehisintellekti. Aga kui see tehisintellekt on programmeeritud, kui see on tehtud, nagu Harri kirjeldas, et oodatakse talt teatud õigeid vastuseid, siis ka tehisintellekt jääb probleemide lahendamise lätta. See tähendab, et meie tänane saade on midagi märksa enamat, märksa olulisemat kui lihtsalt nagu haridusteemaline. Ja et inimene, kes tahab, saab harida ennast, ta ei saa selle taha pugeda, et globalistid tahavad nõmestada ja nüüd ma olen sunnitud olema nutitelefoni sõltlane, olen sunnitud muutuma ajukääbikuks. Lõppkokkuvõttes kõik oleneb inimesest endast. Küsimus on, et kes annab talle see arengu tõuke? Nüüd on vist äkki üle aasta möödas või kui tuli see teema esile, et õpikratid on olemas sellised äpid, kus lapsed saaksid hakata äppides õppima, et õpetajatel läheb lihtsamaks ja mis selle taga tegelikult on see samune inimliku sellise nagu kontakti kaotamine. Ja kui õpetaja võib kogemata öelda, et kuulge lapsed, see päriselt nii tegelikult ei ole või kuidagi sealt omalt poolt mingit sisendit anda, et siis sel juhul see välistatakse. Ja isegi need õpetajate streigid, mina olen tunnetanud, et need ei ole päriselt, et selleks nüüd, et õpetajatel saaks parem, vaid et õpetajaid ei tuleks peale. Kui noor valib, mis ametit minna õppima, kas ta tahab õppida selleks, kes peab kerjama endale paariteist eurot juurde või see ei klapi. Mulle tundub, et see on kuidagi hästi peenelt niimoodi jooksma pandud, et me jõuaks lõpuks sinna, kui meil president isegi promab seda samust äppi õpet. Ja sealjuures, kui on välja toodud probleemina nendele samadele promojatele, kuulge silmanägemine, rüht, tervis, nii vaimselt kui füüsiliselt, kuidas see mõjutab lapsi, pole oluline. Siinkohal on haridus ju tähtis, mitte see, et kuidas selle hariduse omandamine lapsele mõjuda võib. Aga lõpuks polegi oluline see haridus ise, sest mina samamoodi arvan, et haridus on see, kuidas sa suudad mõelda, seoseid luua. Ja mis puudutab seda, et õpetaja võib avaldada mingit mõju, siis nüüd nad on läinud natuke rohkem nende koduõppelaste kallale, sest nad saavad aru, et kuramus sellel kodul on ka mingi roll. Kes siin meediat jälgib, õpetajad ju tegid mõned päevad tagasi sellise hoiatava meeleavalduse
siis minu küsimus tegelikult on ju selles, et kui te streegite sellepärast, et te tahate palgatõusu, teil oli võimalus seda teha 2024, aga te võtsite nii väikese lisatasu vastu ja jätkasite seda väärastunud sooideoloogia õpetamist, siis mul on nagu selline tunne, et asi pole ju tegelikult teil selles, et te tahaksite lapsi paremini õpetada, vaid te lihtsalt tahate raha saada. Võib-olla seda nutiseadmete peale surumist ongi vaja selleks, et kasvatadagi täielikult kuulekaid õpilasi ja kuni selleni välja, et anname lastele süstitavaid kiipe, et nad nõustuksid meiega süsteemis edasi olema ja kui enam ise ei suuda mõelda, vaid minnakse emotsioonide peale, et jaa, ma tahan kiipi, no siis me oleme juba selles olukorras me oleme juba kaotajaks jäänud kahjuks. Tahaksin natuke kommenteerida, ma ei ole üldse nõus sellega, mida Mihkel räägib. Aga laste tuleviku pärast mina olen küll mures just nimelt nende ekraanide pärast, sest siin on juba teadus väga selgelt oma sõna öelnud. Ja miks me kujundame oma lastest nagu masinate teenindajaid, seda ausalt öeldes ma ka ei saa aru, sest lahendused võiksid olla hoopis teised ja see ei tähenda, et me peaksime tehnoloogiast loobuma. Aga oma lapsi tuleb meil kindlasti kaitsta ja praegu on see ülemäärane tehnoloogia on juba sellisel tasemel kasutuses, mis ta otseselt nagu vigastab meie laste füüsilist ja vaimset tervist. Ja minu suur küsimus on õpetajana, miks me mitte midagi selles osas ei tee, kui me teame, et päris paljudes riikides tegelikult ju keelatakse näiteks nutitelefonide kasutamised. Eelmine sügis meie oma kasvatusteadlased ja psühholoogid kirjutasid avaliku kirja, mis oli ERR-is avaldatud, kus paluti, et põhikoolides tegelikult nutiseadmed keelustada ja selle asemel me räägime mingisugusest kella 9-sest koolipäeva muutmisest, et hakkame kõik kell 9 kooli minema, viidates teadusele, aga seal, kus on lastel palju suurem oht, seal me ei tee mitte midagi. Nii et minu ettepanek oleks küll nagu pigem vaadata sinna teaduse poole peale rohkem kui ainult oma isikliku arvamuse või isikliku kogemuse peal. Et koolid on ikkagi väga erinevad, aga ma tahtsin siin lihtsalt kommenteerida ka, mida sa Kertu ennem ütlesid, et üks tendents on meil küll see, et vanemad on hakanud eelistama väiksemaid koole, mida meil muidugi väga kangesti tahetakse sulgeda mingil põhjusel ja väga palju ka selliseid Waldorf koole, Montessori koole ja paraku nendes ka on ikkagi see ekraanide kasutamine ju sisuliselt olematu, eks nendes teistes koolitüüpides. Et mingid trendid siin välja joonistuvad ja midagi on hariduses, mis nagu üldisem muster, millega vanemad ka rahul ei ole. Ja võt see on huvitav küsimus. Ja siis paneme siia kõrvale, et kui inimene täie tähelepanuga jälgib mingit jama nutitelefonis, kulutab oma nägemist, kulutab oma aega tähelepanu, siis selle võrra vähem temal jääb värskust mingite tõeliselt oluliste asjade õppimiseks ja meeldejätmiseks. Ja nagu ma hiljuti lugesin Austria-ungarlaste ajalehest Becinaplo, mis mulle käib muide, ühe arsti artiklit digitaalsest dementsusest. See tähendab seda, et nutitelefoni mõjul on inimeste, eriti noorte aju muutunud nii, et nende lühimälu on väga nõrk, nad on pealiskaudsed, nad ei suuda märgata seoseid. Ja see tähendab, et siin ei ole filosoofia küsimus, kas sa lubad lapsel nutiseadet või mitte. Tõepoolest see vastutus on igal ühel endal, et nagu Mihkel ka väga õigesti ütles, et kui sul on ikkagi vaja, et laps mingi kell üles ärkaks, siis lapse vanemana sa pead korraldama nii, et ta läheks, nagu sa ütlesid, kell 10 magama, eks ole. Need on sellised pisiasjad, aga tegelikult see ju kõik mõjutab õppimist koolis. Ma näen neid õpilasi küll, kes järjepidevalt kell 3, kell 4 lähevad magama ja siis ta ongi järgmine päev zombi ja siis tal on raske ja ta ei jõua õppida ja niisugused väiksed asjad tegelikult, mis kooli ja kodu koostöös tuleks ju tegelikult üle vaadata, aga siis mulle meeldis see, mida Harri lugemise kohta ütles, et tõepoolest meil see lugemisoskus ja see, et väiksed lapsed raamatuid loeks kuidagi nagu hääbub ära, aga see on ka selline asi, et me ei saa seda asendada ma ei tea, filmi vaatamisega või, et see on ju ka teada, et lugemine arendabki sul täpselt samamoodi aju, ta arendab su kõnet, sõnavara, seal on niivõrd palju asju, mida tegelikult lugemine arendab, et see praktiliselt näed kohe ära,
kas inimene on lugeja tüüp või ei ole, eks ole. ma võtan kokku raamatute lugemise teemal. Ei olnud üldse plaanis, aga ma läksin krahmasin siis sellise, mul on valimisnänn, järjehoidja inimestele, kes loevad ja siin on kirjas meelte lahutamise asemel loeme raamatuid ja hoopis teravdame oma meeli. Mõte oli siis see, et olekski selline mingi sõnum, mis ei ole lihtsalt see, et ma ei tea, vali mind ja muudame kõik paremaks, vaid midagi, mis nagu inimesele endale. Siit on tulemas, näed, siin on õpik kandidaadile, kuidas saada väga head tulemust ja mida teha, kui sa oled valitud. Nii et valige mind, meie mõtleme teie eest. Meil on Eestile plaan B.